Vaadake päikseloojangut, tšeki asja. Akene muidugi väga ilus puhas. Ühesõnaga oleme siis jälle me laevas. Eelmine trip ei hakanud laevast, täiesti ebavajalik kommentaar. Oleme laevas ühesõnaga ja hakkab siit peale meie järjekordne road trip. Seekord siis on meil sihtkohaks ilusti Norra, ilusad Norra mäed. Vaata, Kenjus on siin juba natukene pinges. Killu juba magab siin. Väga mõnus. Ja kõigepealt oleme siis siin laevas ja liigume üldse Rootsisse ja siis käime ära Stockholmis Treiki kontserdil. Liigume sealt edasi juba Norra suunas ja siis käime ära Norra mägedes matkamas. Praegu oleme Paldiskis, nagu näha, ilus päikseloojang ja muud polegi. Hakkame minema. Mis sa vaatad? Sa oled nagu siuke, et midagi hakkab kohe toimuma. Jah, toimuma hakkab see, et me hakkame sõitma. Rootsi suunas. Rootsi suunas lähme, jah? Nii ongi, ne? Rootsi lähme. We're going on an adventure. You ready? You ready? Enne veel, kui me saame minna läbi Rootsi Norrasse fjordide vahele mägesid valutama, käime me ära oma autoga Itaalias Dolomiitides, nii et kerime aja 1 aasta võrra tagasi. Eesti mikrofoni. Tava lipu peal kätsud, ne? Kus sa voolandid? Tahaks lihtsalt kaamerasse ära salvestada, et samal ajal, kui sa siin tööd tegid, mina olin see, kes auto ära pesi. Jo, HR boy, Rainer. That's funny. Kas need on kukeseened? Ja vaata siin ka. Hoppa, tiine. Ja siin kõik lähevad, vaata siin. Kes tahab Pärnus seeni tulla võtma, siis on siit tulla. Oleme jõudnud jõulumäele. Jälle kukeseened, ne? Oleme jõudnud jõulumäele, esimene pissipeatus on jäänud veel 6 tundi autoga sõita esimese ööbimiskohani. Kas meil on 1 koer või 2 koera? Aru ma ei saa. Sealt tuleb. Vahi asja. Veel 1 koer. Uskumatu. No nii, mis tunne on? 8 tundi sõidetud. Nii, raporteerime siis otse Leedu nimega. Kaunas. 8 tundi sõitja selja taga, mis see kell on? 23 something. 23.51. Väike tuur. Siin on kenna. Kas sa viid? Kas te jõite? No väga hea, ilusti. Siin on siis vannituba. Siin on aken, kust saab sisse vaadata. Ma arvan küll, aga see on otse WC poti peale. Paar sõna. See oli teie poiss raporteerimas otse Kaunasest. Peace. Tere hommikust. Otse reporting live from Kaunas. Näete natuke teile seda ööbimispäika ka siin. See on siuke, mõtleks siuke Kristiine. Kaunas Kristiine. Vaadaks seda, tšekk seda biiti. Mingi venn on siuke asi siin. Täna ootab ees siis vähe pikem sõit, ehk siis Google Mapsi järgi näitab, et 10 tundi Kaunasest Tšehhi. Mis siin toimub täpselt mõttes? See on hommikusöök. Me sõime krõpu näiteks. Okei. Nii, kus teil läheb siin? Vaadake, hommikusöök saabub. Tere, mina on Rainer. See ei pea nii lähedast või? Vabandust. Tahtsin küsida, et mis mureks? Mis mureks? Räägi televaatajatele, kuidas sul kuus valutab ja kõlla valutab. Mis asja, mingit probleeme pole, üli chill on olnud 2 päeva roolis, mingit muret nagu, et soovitan kindlasti, et kui on endal olnud mõtteid sõita siis Tallinnast Leetu ja siis Leedust edasi poole, siis Tšehhi ja siis lõpuks Itaaliasse, et siis
See on kergem kui arvaks, et see on lihtsam tõesti, et võib-olla isegi ilma ööbimiseta lasta nagu otse. Või siis mitte. Ta valetab, ta puus valutab, ta hädaldab kogu aeg, et ta on kõik asjad krampis. 30+. Tere, armas publik! Oleme siis jõudnud Poola väikelinna. Nime ma praegu ei mäleta, aga siin on Circle K. Tagumik on valus, aga elame veel, nagu ütleb Reet Linna. Hülli läks WC-sse. Mina ootan siin, kuna meie koera puuril ei ole võtmeid ja me ei saa puuri uksi lukku panna ja koeri autosse lahtise luugiga jätta ja kinnise luugiga ilmselgelt ei saa neid siia jätta, sest hetkel näitab temperatuur 25 kraadi. Sellised lood. Oleme jõudnud ühte eriti huvitavasse kohta Varssavi lähedal olevasse, ma ei teagi, mis siis on siis mingi trail. Mingi väga populaarne koht, mulle tundub, sest et tehakse šašlikud, peetakse pražnikud. Nii, tänaseks oleme teel olnud siis 4 aastat ja 35 päeva. Ja minna on veel 2 tundi ja 34 minutit ja 319 kilomeetrit. Ja siis me ei jõua mitte veel Itaaliasse, vaid Tšehhi. Nüüd oleme jõudnud eriti huvitavasse kohta. See on siis Poolas kuskil maantee ääres ja hakkame suht jõudma Tšehhi. Natuke on veel minna. Hetkel on siin 32 kraadi ja selline tunne nagu keegi puhuks fööniga näkku. Vaata, roheline Škoda nagu mulgi kodus. Kuule, aga räägis, mis siis eile juhtus ikkagi täpselt. Me puksime endale hotelli koha. Läksime sinna kohale. No siis see tundus kohe väga sketši kohta ausalt öeldes, sest et kõik need inimesed, kes seal olid, tundusid nagu imelikud nagu. Saime oma toa võtmes, ka mingi tädi purstis seal meiega inglise keelt rääkida, mis oli temast väga armas. Väga armas. Endale omaselt me mingi stseeni ei teinud ja me läksime, me lihtsalt me ei küsinud raha tagasi ega midagi. 3 päeva sõitnud 150 kilomeetrit tunnis, siis on su esiklaas näeb välja selline, kaamera pealt ei ole eriti näha. Aga ühesõnaga, siis siin bensiinijamas saab võtta rahulikult selle kuradi harja ja ämbri ja teed lihtsalt kõik puhtaks, vaata. Hea lihtne. Tere tulemast Austriasse. Esimene seisak sellel reisil. Rohkem me ei olegi tegelikult ummikus seisma pidanud, võib-olla kuskil linnas. Näeb Porsche't, sest peab minema pükse vahetama. Nii, nüüd oleme jõudnud Austria mägedesse ja siin sajab täiega vihma ja tee on umbes 20 centimeetrit lai, 2-suunaline ja ega muud polegi. Et suht äge, väga gloomy. Vaata sinnane, jõhkerne. What? Et paneme edasi ja varsti jõuame Itaaliasse, loodetavasti seal on ilm vähe parem. Tegelikult ma ei tea, siin on ka suht äge.
lõpuks jõudnud siis Itaaliasse, pole vahepeal ühtegi update'i teinud oma suurde vlogi. Ja nagu näete, siis on ilus hommik mägedes. Kenna tahab ujuma minna. Aga me ei lähe sinna ujuma Kenna, me lihtsalt vaatame seda. Ja jah, mägede õhk on karge, värske. Temperatuur on vist mingi 15. Aga hakkame vaikselt mäe otsast alla liikuma, sest vihm hakkab sadama. Me tegime pool ringi põhimõtteliselt. Mägi oli mägi, vaated olid imelised, lihtsalt vaated. Mägi oli mägi ja vaated olid vaated. Oleme sõitnud mööda mägiteid nüüd tund aega, ütleme nii, et isegi autoga neid läbida natuke keeruline, rääkimata siis mingi jala või jalgrattaga. Palju respekti on mul nendele jalgratturitele, ma tahan loota, et nad naudivad seda, mida nad teevad. Aga nüüd me oleme jõudnud ühe järve äärde, just eriti huvitavasse kohta. Seal on siuksed mäed, suht crazy. Ma selle järve nime muidugi ei mäleta, aga ma mõtlen, et siin Lago Tiffedaia, Here you go. Et siin on siuke mõnus jahe õhk, ma ütleks, natuke siuke merine isegi vibe. Mis teete siin? Kuidas läheb, kui te olete puhanud? Natukene värsket järveõhku teile siia. Värsket järveõhkune. Väike mäevaade ja ega siit kaamerast jah, mõtlen ausalt ka, ega ma näen juba, et nüüd ei näe nagu siukses välja, nagu siin päriselt on. Nii oleme jõudnud järjekordsesse ööbimispaika Itaalia mägede vahel. Keenius peab kärbest. Ei saa kätte või? Mis kätte ei saa siis? Selline tuba. Saan tarbida... Mida? Mis sa räägid? Killu, mis sa räägid? Saan tarbida oma lemmik suuruses Coca-Colat. Top product in Italy. Ja ega nüüd polegi, nüüd on lõunasöögi aeg ju. Saab väikest Coca-Colat juua. Juustu saia siia, meil on seda ka veel ju. See on paht läinud ja seda ei soosi. Meil on värsked juustusajad, mis on neid. Meil on värsked juustusajad ja me saame neid. Kenjus, mis see? Kärbest peale. No või, aga siis hakkame sööma. Nii, ja me oleme siis elus esimest korda keebelkaartide peal. Läheb ju. Tempo on okei. Ma vaata ka. Ma arvan, et koerad veits kardaksid siin ikkagi. Head veel vahendatud. Ma arvan ka. Seceda on see. Ja seal näete kuulsat Seceda Reachline'i täitsa serva peal. Ma ütleks, et filmimine ja pildistamine on siin ikka üks top 1 tegevus. Muidugi. Oleme jõudnud siis oma Itaalia 3. ööbimiskohta. See nimi on seal üleval olemas. Mingi Lido Blue. Sissekäik on siis selline. Väga mõnus. Praegu on hommik. Rahulik. Tuul puhub. Algus sisse mõistnud, no siuke tavaline hotell, võtta väike mingi palmi ja värki. Aga siis avaneb siit vaade merele,
mis tegelikult ei ole meri. Tegelikult on see hoopis järv. Hommikul on vähe rahulikum. Selline ilus sinine loomulikult. Siin saab mööda järve äärt jalutada. Irvitus. Sina ei tea roodis. No nii, oleme jõudnud meie Austria hotelli peatuspaik peale Veneetsiat. Teel koju siis, vabandage, toateenindus. Ikka enna. Tuppa. Ma pean ära tooma ka singid ja juhtud. Ja. Isegi Red Bull on küll kapis näes ära. Mida? Sa ilmusid sealt mööda. Kasset Viks on veetnud viimased 4 päeva 38 kraadises kliimas autos. Jah, ta on seda teinud. Kas mulle läheb see korda? Pigem mitte. Märked emotsioonid Veneetsialt. Veneetsialt väga äge. Palju ägedam, kui me arvasime. Ikka oli nagu mingisugune, mitte nagu eelarvamus, aga mingisugune selline, ikka eelarvamus, et see on mingisugune imelik haisev koht. Teati jumal lahe. Ja jah, väga äge oli. Kenjus, mis sa arvad? Soovitad ka minna või? Šokolaadi parem. Ja nii hommikul käest välja. Villi on juba seal, asjad on autosse pakitud. Tere hommikust. Kassi läheb. Pikk tee on ees, olete valmis. Hädad on kõik tehtud. Kõhud on täis, joodud. Minema ne. Nii, oleme jõudnud siis Varssavisse 6:41 õhtul. Ja Varssavis on ilus päikeseloojang. Ja oleme täna sõitnud siis juba üle 10 tunni põhimõtteliselt ja oleme jõudnud Lätisse ja nüüd on koertel on pissipaus. Kätte on jõudnud viimane piir ja on vaja peatuda, eriti sellel siin. Vähemalt ilm on ilus, ei ole mingi 14 kraadi ja lörts. Teeme pissid ära siis. Ringutus ja piss, let's go! Oma auto ja oma koertega Dolomiitides käidud nagu naksti, sõit kokku 5000 kilomeetrit. Ja nüüd on aeg siis suunduda Norra poole, pange turvavööd peale ja let's go! Meie esimene ööbimiskoht Stockholmis. Appi, mis sa teed? Vaata kennat. Ma ei tea, pikutab mul siin kaadris. Ühesõnaga esimene ööbimiskoht Stockholmis. Tuba ise näeb selline välja. Vaata, ma tulen. Täiesti suvaline hotell. Keegi on matkast väsinud. Tiilu on niisama siin. Ja vaatekaader ka vahele. Täiesti suvaline Kristiine. See on raudteejaam seal. Vot, see on raudteejaam seal. Siis ongi Kristiine, siis Kristiines on ka raudtee. Tulime siia siis esimest korda elus selle transportlaevaga, mis tuleb välja Paldiskist Tallinna asemel. Mina natuke kartsin seda laeva, aga lõppkokkuvõttes see laev oli täiesti normaalne, täpselt samasugune minu meelest, isegi parem, sest et karaokebaari ei olnud. Hind oli mingi mitusada euri odavam. Ja kiiremini sõida, mis on kõige parem, sest et see transportlaev läheb Paldiskist välja kell 10 õhtul ja on kohal seal Kappelskääris kell 8 hommikul. Meie aja järgi 8, aga kohaliku aja järgi kell 7.
ma ei tea. Ühesõnaga poole kiiremini, mitte poole kiiremini, mitu tundi kiiremini. Siis me käisime kohe loomulikult hommikusöögil. Circle K's oli väga imeline, päikesetõus ja siuke tunne on, et kohe hakkab lörtsi sadama, aga tegelikult ei ole midagi hullu. Ja siis me käisime juba ka matkamas, väga mõnus 4-5 kilomeetrit matk, praegu raja nime peast ei mäleta. Tõuse ja mõõnasid, natuke eksimist ja lõppu tõuse ja langusi, tõusmisi ja laskumisi ja vahepeal eksisime kuhugi võssi ära, sest et puud olid tee peale ette kukkunud, aga tegelikult oli kõik väga tore. Ja täna siis lähme Treigi kontserdile, sest et selleks me siia Stockholmi tegelikult tulime, et minna Treigi kontserdile. Ja siis homme hommikul edasi Järvsö suunas. Järvsö suunas. Järvsö! Look, tonight, I understand that I left you for a long time. Drop a couple names, since you want some fame. Waiting way too long, go in and out of time, just listen, they say it alright. I agree with that. No nii, Treigi kontserdil käidud. Treik on selline vend, kelle muusikat mina olen isiklikult kuulanud tänaseks, ma ütleks 15+ aastat ja mul on hea meel, et lõpuks siis planeedid joondusid ja ma sain Treigi ära näha. Nüüd oleme jõudnud siis tegelikult oma teise ööbimispaika, mis on siis teel Norrasse nimega Järvsö, Stockholmis 4 tunni kaugusel. See ööbimiskoht ise on väga mõnus. Ta ei ole nagu ütleme väga privaatne. Siin on küll mõnus ja siin on väga lahe selline terrass ja ilus vaade ja päike on mõnusalt madalale. Aga siin on tegelikult teisi apartmente veel ja siin on mingi suurem hotellilaadne maja veel, kus on mitu korterit. Siin saab grillida, siin saab sauna teha. Meil on ikkagi täiesti siuke omaette nagu elamine siin. Täiesti lampi booking.comist lihtsalt leidsin. Tegelikult meil oli nagu algne plaan mitte minna Norra, vaid minna Põhja-Rootsisse sinna Wilderness Roadile, aga me otsustasime ümber, et me ikkagi lähme Norra. Aga ma tegelikult selle Järvsö ööbimispaiga panin alguses selle järgi, et me lähme sinna Wilderness Roadile. Me oleme siin ja järgmine etapp siis siit Norra minek tuleb päris pikk sõit. Aga me oleme 2 ööd Järvsös ja siis edasi lähme Norra ja see sõit tuleb siuke vähe pikemat laadi. Let's go! Nii, tulin korra karutama ja vaated on imelised. Tule! Ma ei tea, midagi peab arvata, mulle nagu meeldib see põhjamaine õhk, nagu mõnus värske ja karge ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi mulle sobib. Tahan selle olukorra siin ära salvestada. Maja tagant mindud rajale ja sealt leitud hunnik puravikke. Ja sellest tuleb toit. Neid peaks veega tegelikult tegema, aga mul ei ole mingit harja midagi puhastada. Ilmselt ainuke, kes seda videot näeb, on su ema ja siis ta saab sulle riielda. Miks sa neid veega tegid? Neid ei tehta veega. Tere hommikust, nii Järvsö on jäänud selja taha. Asusime oma selle roadtripi kõige pikemale siis jupile, mis on siis 9 tundi sõitu Järvsöst Norra läänerannikule. Praegu oleme mingis täiesti suvalises mägikülas. Auto on siin. 2-3 tundi oleme sõitnud, 6 tundi veel minna. Väike vetsupeatus ja paneme edasi. Nii nagu näha, siis vahepeal oleme jõudnud Norra. Mu ümber on ilus Norra loodus. Temperatuur on 7 kraadi. Oota, ma näitan teile ka siit. Kivid ilusad, jõgi voolab. Tõeline Norra. Siit on vaja nüüd veel edasi minna. Hetkel on veel 5 tundi jäänud sõita. Nii et küte!
täiesti crazy, me sõitsime just mööda kõige ilusamad teed, mida ma eales olen oma autoga läbinud. Tegin kiire peatuse ka, et lihtsalt väike ülevaade teile. See on täiesti crazy, mis siin toimub. Sarnaselt Itaalia reisile, siis oleme jõudnud nüüd eriti huvitavasse kohta. Ma mõtlesin, ma näitan teile natukene Norra metsikut loodust ka. Siit läheb niimoodi ilusti siuke koht siin. Vihma sajab küll, aga selle eest vahi asjane. Tee ääres põhimõtteliselt mingi 10 meetrit auto kõrval ja lihtsalt mida ma ütlen teile, mida asja. Ma pole elu sees midagi sükest kogenud, ma ütlen lausalt. Me käisime Dolomiitides, just autos arutasime ka, see ei ole võrreldav lihtsalt selle Norraga. Norra teed, Norra loodus, siin on nagu kõike mäed, kosed, lopsakas, roheline mets, täielik nagu, no loodus elab oma parimat elu lihtsalt. Oleme praegu siin, vaadake seda. Trollenstigenil trollide teel. Paneme edasi, let's go. Ma ütlen aastat, ega ma vist ei ole oma elus midagi sellist varem kogenud. See on ikka suht esmakord. Vaata, seal on assistent fotograaf on seal, vaata. Et soovitan kõigil tulla Norra trollirada ühesõnaga. Et korraks oli natuke hirmus, ma tunnistan ausalt. See mäkke ronimine full vihma ja udus. Põhimõtteliselt me olime siis pilve sees, pilv oli mäe enda sisse võtnud. Ja seal oli siis mega udune ja selline märg ja niiske. Ja see oli korraks kitsastes kohtades natuke hirmus, ütleme nii. Aga tegelikult siin on juba täitsa chill ja meil on siit oma ööbimiskohani minna mingi 30 kilti. Siin on siis assistent fotograaf. Aga sealt alt on päris äge vaade. Vaata sisse jästa. Siin on igal pool kakki kõvasti, ma ei tea, kelle junnid on. Hetkel on siis Padrikus kuskil 1,5 kilomeetri kõrgusel vist. Joogipaus, kus sul on küll normne. Väga head õhutusega püksid soovitan. Nike ACG. Vaheliselt tasub siis mõelda selle peale, kus oled. Pulss 180. Jätkame.
põhimõtteliselt parkisime auto liiga vara ära ja tegime endale 2 kilomeetrit, tegelikult edasi-tagasi 4 kilomeetrit haigi nagu pikemaks. Siia oleks tegelikult olnud mingisugune 2 kilomeetrit, aga nüüd panime 2 otsa, siis põhimõtteliselt me oleme jalutanud praegu 4,2 kilomeetrit. 7% just oli lihtsalt räme tõus. Porine pulss oli 180 kogu aeg. Aga ütleme nii, et see vaade oli seda turnimist väärt. Ma saan nüüd eluks ajaks igaveseks öelda, et ma olen siin nagu ära käinud. Fjordide vahel lihtsalt mäe otsas pakuksid mingi, ma ei tea, 1500-2000 meetrit merepinnast. Soovitan isegi. Ja võib-olla see mäkke ronimine on nagu sümbol elule üldiselt. et sa ronid, kogu aeg on raske, siis sa jõuad selle destinationini, mis on siis see mäe tipp või me tulime selle Mägijärve juurde siin, on ju. Jõuad siia ja siis sa terve aja mõtled selle pealt täitsa pekkis, et alla peab ka minema, vaata. Aga selle asemel sa peaksid hoopis nautima seda hetke siin ja praegu, seda järve, seda vaadet ja mitte mõtlema selle peale, et vaja on alla minna, aga kahjuks on pealt vaja alla minna. ja. Mägijärv, tõeline Mägijärv Norras fjordide vahel. Vahi asjana. Siin on jah, need vaated lähevad aina ilusamaks, aga siin ei ole midagi. Mida edasi lähed, seda uhkemaks kõik läheb. Seal on siuke vaade. Jep. Oleme jõudnud siis, tundub, et final viewpointini selle rajal. Pingutus on olnud seda väärt, ma ütleks. Ebareaalne või? Mis asja? Praegu ise ka, kui vaatan seda videot, ma nagu kuidagi ei jõua kohale, et kaadrid on minu enda filmitud ja ma ise olingi seal kohal. Vaatan neid erinevaid videosid ja kohti, kus inimesed käivad ja asju, mida inimesed teevad ja kõik tundub nii kättesaamata ja nii võimatu. Praegu see sama video siin on tõestus, et meie olimegi suutelised selle asja ära tegema. Mis ma tahan öelda põhimõtteliselt, et selle videosõnum võib-olla on, et kõik suudavad neid asju teha, millest nad unistavad. Tuleb lihtsalt asi kätte võtta. Nii et mine võtta asi kätte. Nii klišee, kui see ka ei ole. Lihtsalt tee ära.